Tere kõigile! Varjud müügis. Äärmiselt põnev ja eriline teema minu enda jaoks on psüühika varjukülje uurimine olnud üks lemmikteemasid juba ligi 10 aastat. Ja ma arvan, et seda on sama oluline uurida kui kõikide nende helgete positiivsete aspektide uurimine psühholoogias, sest see teeb meist tervikliku inimolendi. Ja läbi selle on väga hea oma sisemist rahu taastada. Niisiis, kõigepealt, kui me sellesse teemasse sukeldume, siis ma küsin teilt paar küsimust, nii palju, kui ma teid näen, aga igal juhul andke käega märku. Kes on minuga nõus, et elu on täis vastuolusid? Ahah, kõik tõstavad käe. Kes on minuga nõus, et müük on täis vastuolusid? Kui palju eisid me peame saama jahideks, eks ole? Ja nüüd andke märku, kes on kogenud midagi sellist, et müügiprotsessis tulevad üles mingisugused ebameeldivad, negatiivsed tunded, millega kuidagi ei oska nagu toime tulla, klient on käest libisemas, aga seda olukorda ei oska päästa ka. Kes on midagi sellist kogenud? Ikka on käsi, ja väga hea, te olete õiges kohas siis. Et teid on siin suurepäraselt palju ja te kõik ilmselt soovite saada personaalset lähenemist oma ettevõttele, oma müügistrateegiatele. Aga teie ülesanne on see, mida te täna siit saate panna iseenda konteksti ja ma väga soovitan teha märkmeid, sest siis teie psüühika töötleb seda, mida te siit saate hoopis teistmoodi läbi. Te saate suurema kasu, te saate selle pärast oma tiimi viia. Esimeses pooles me vaatamegi seda, mis asi see vari on, kuidas varjud mõjutavad meid müügis, kuidas varjud mõjutavad müügiinimesi ja kliente. See on päris oluline. Teises pooles vaatame siis, kuidas inimesi jagada varjutüüpidesse ja kuidas kohandada müügistrateegiaid vastavalt sellele. Et hästi praktiline. Nii, kõigepealt ma olen siis päris palju juba maininud seda sõna vari, et mis asi see vari on. Ja et mõista varju müügis tuleb kõigepealt mõista varju oma isiklikus elus. Et see tuleb isiklikul tasandil nagu endast läbi lasta, siis saab neid muutusi päriselt praktiliselt teha. Esmakordselt varjukülje mõiste psühholoogiasse tõi Šveitsi psühhiaater Carl Jung. Kindlasti olete kuulnud. Ja tema sõnul varjukülg on siis see osa inimese psüühikast, mis on alla surutud, peidetud, seal on meie ihad, tungid, hirmud, sõltuvused, fetišid, ebameeldivad isiksuse omadused, mida me ei taha tunnistada ja nii edasi. Seal on kõik see selline tume, mida me pigem eitaksime ja suruksime alla. Ja need tumedad küljed kipuvad välja lööma kõige ebasobivamatel hetkedel. Ja just sellepärast, et vari on alla surutud ja peidetud, siis sellepärast on teda nii raske juhtida ja sellepärast kipub ta meie valikuid ja otsuseid kontrollima. Varjukülg. Müügis hästi oluline. Ma arvan, et te kõik olete kogenud, kus me peame toime tulema mingisuguse valuga, mis püüab nagu välja pressida ja hästi oluline, enne kui me räägime sellest müügi mõjutustest, siis on oluline mõista seda, et mille jaoks vari on üldse disainitud meie psüühikas. Vari on valuga toimetulekumehhanism. Varju all on alati mingisugune valu, mingisugune hirm. Me oleme inimesed, meil kõigil on see. Ja kui me õpime seda varju läbi nägema, tunnetama iseendas ja teistes, siis me saame teha palju teadlikumaid valikuid ja see on põhjus, miks me räägime varjust müügikonverentsil. Et väga psühholoogiline teema ja müügikonverentsil, ärimaailmas räägime sellest, aga kes on minuga nõus, et müük on väga palju seotud psühholoogiaga? Just. Ja väga palju lähenetakse müügile läbi vajaduste ja väärtuste, aga vajadused ja väärtused kujunevadki ju läbi valu kogemuse, millega me kõik kunagi kuskil lapsepõlves oleme kokku puutunud. Et täna me läheme mitu sammu sügavamale vajadustest ja väärtustest. Nii, ja kui me teame, et vari on kõigest valuga toimetulekumehhanism, siis me saame vaadata sealt mitu sammu edasi, et päris paljud inimesed igapäevaselt tegelevad oma valu allasurumisega. Ja kui me püüame valu eest põgeneda, siis me peame olema keegi teine. Me peame kogu aeg oma ressursse kulutama sellele, et olla keegi teine. Kanda mingeid maske. Ja müügis on väga oluline ju emotsionaalsus, mõistmine, rapoori loomine, eks ole. Aga veel olulisem on autentsus.
Ja me ei saa olla autentsed, kui me peame kogu aeg olema keegi teine, sest me kardame oma valu. Me kardame seda, mis võib siit välja pursata kõige ebasobivamal hetkel. Ma arvan, et te kõik olete midagi sellist kogenud. Meenutage ühte olukorda, kus te olite mingis suhtlusolukorras, kus te ei saanud suhelda otse inimesega, sest te pidite suhtlema tema maskiga. Kes on midagi sellist kogenud? Selline möödapääsmatu mask, et sa ei pääse selle inimeseni, sest ta pole ehe. Või siis mõelge näiteks oma lapsega suhtlemise peale või oma parima sõbraga suhtlemise peale, milline autentsus ja avatus on seal. Kui sa oled oma eheduses, siis sa pääsed ligi sisemistele ressurssidele, sellisele loovusele ja avatusele, mis toob väga suurt väärtust ka kliendi suhetes. Muidugi sa ei pea olema nii vaba, nagu sa oled oma parima sõbraga, aga te saate aru, mida ma mõtlen. See on see eriline miski, mida ei saa mitte ükski teine ettevõte teie pealt kopeerida, kui teie jõuate oma müügitiimiga või ise müügiinimesena selle oma autentsuseni. Inimesed tulevad ise teie juurde, nad tahavad ise teilt osta, nad tahavad ise teiega rääkida. See autentsuse teema on tänapäeval nii harukordne, sest et meil on seda nii vähe tänapäeva maailmas. Kui te vaatate sotsiaalmeediasse, kõik püüavad olla keegi teine. Ehk siis see on üks väga oluline võti, mis ma soovin, et te võtaksite tänasest kaasa. Kuidas ma saan olla igapäevaselt veel autentsem, miks mitte kirjutada see endale kontoris seina peale ja seda autentsust oma tiimis juurutada, see on väga-väga oluline. Aga nüüd, kuidas vari mõjutab siis ikkagi täpsemalt müüki? Vari mõjutab müügiinimesi ja vari mõjutab kliente. Müügiinimestes lööb vari tihti üles siis, kui müügiinimene eitab endale mingeid oma ebakindluseid näiteks, mingeid allasurutud tundeid, viha, hirmu läbi kukkuda. Sageli on müügis just see hirm läbi kukkuda, hirm, et ma ei too tulemusi. Ja kui me seda valu vältimise soovi nagu eitame või alla surume, siis müügiinimene võib reageerida kaitsepositsioonilt. Ta võib müügiprotsessis reageerida mingitelt negatiivsetelt tunnetelt ja ta ei saa isegi aru, kust see praegu tuli, miks ta nii tegi, miks ta nii ütles. Ja see klient libisebki tal käest. Ehk siis see varju teadvustamine on hästi oluline, siis kindlasti mõjutab vari just seda sama autentsuse teemat, et kui klient tajub, et müügiinimene ei ole autentne, siis see tekitab ebausaldusväärset, sellist nagu õhkkonda, ebausaldusväärsust. Et see kõik on hästi tajutav, see ei ole see, et klient mõtleb, et oi, tema nüüd on, ma ei tea, ebausaldusväärne. Ei, ta tajub seda ja sellest on mõjutatud tema otsused. Kui müügiinimene ei oska oma varju teadvustada, neid oma ebameeldivaid tundeid, mis siin tema sees on, siis ta ei näe läbi ka kliendi varju. Et see on selline trikikas koht natukene. Ja klienti muidugi mõjutavad varjud peamiselt tema otsuseid ja valikuid. Et kui ta ütleb ei, siis selle ei taga on mingisugune valu vältimise soov. Võib-olla ta kardab, et teda petetakse. Võib-olla ta kardab, et ta käib oma raha vale asja peale välja või kardab, et tema lähedased ei kiida tema otsust heaks ja nii edasi. Et kui see müügiinimene oskaks selle valu seal taga päriselt ära näha või vähemalt püüab seda tunnetada, siis suhtlus kliendiga läheb täiesti uuele levelile. Et see on päris äge. Nüüd, et te saaksite natuke praktiliselt uurida oma varju müügis, siis ma esitan teile mõned küsimused. Pange need küsimused kindlasti kirja või vastused kirja, sest siis te saate need oma tiimi viia ja uurida oma tiimi liikmete varju. Võtame kõigepealt esimese küsimuse. Mis sind müügiprotsessis kõige rohkem ärritab? Pane endale vastus kirja. Kas see on mingi konkreetne inimtüüp? Kas see on mingisugune suhtlusolukord, mingi keskkond, kus sulle üldse ei meeldi müüki teha näiteks? Mis see on, mis sind müügis kõige rohkem ärritab? Sest vari kipub ennast näitama läbi nende ärritavate olukordade. Annan teile korra hetke, et selle peale mõelda. Te ei pea neid vastuseid kellega jagama, võite julgelt kirja panna. Need on sinu enda jaoks. See võib üsna ebameeldiv olla oma varju uurida, aga see toob väga suure väärtuse, sest et läbi varju teadvustamise sa saad võitmatuks, sa oled alati mitu sammu teistest ees. Kui sa julged vaadata endale otsa, kui sa ei karda enam iseennast. Teine küsimus. Mis sulle müügi juures kõige rohkem vastupanu ja ebameeldivaid tundeid tekitab? Kas see on mingi konkreetne vastuargument?
mida kliendid ütlevad. Võib-olla mingi inimtüüp või mingi müügifaas, kus klient alati kaob ära ja sina mõtled, no mida? Miks ta niimoodi jälle ära kadus, on ju? Mis neil viga on? Mis tekitab sinus vastupanu kõige rohkem müügis? Võib-olla vastupanu ja ärritumine, need on nagu reaktsiooni erinevused. Et ärritus on juba see reaktsioon, sa ärritud selle peale, aga vastupanu on peidetum, et ma ei taha seda teha, ma pigem väldin nagu mingi, need on niisugused natuke erinevad tunded, jah. Ja. Kas keegi tahab mulle näite tuua kiiresti? Mis te kirja panite? See on okei, kui te ei taha jagada, siis lähme edasi. Aga kui kellelgi kohe hops tuleb, võite välja visata. Minul tuleb. Ja? Kliendile öelda müüginumber, mis asi maksab ja esimene reaktsioon on liialt palju. Okei, väga hea näide. Just, väga hea. Nii, 3. küsimus. Milliste inimestega meeldib sulle kõige vähem suhelda ja miks? Millised inimtüübid sulle kõige vähem meeldivad? Ja see on üks minu lemmikküsimus. Alar Tamming ütleb varju teema kohta, et kui sa tahad teada oma varju, siis võta ühiskonnast sama vana ja samast soost inimene ja küsi endalt, mis sind tema juures kõige rohkem ärritab. Et selle kaudu sa õpid oma varju väga hästi tundma ja see küsimus on just selle jaoks. Mis on sinus, mida sa endast tahaksid eitada, mida sa enda juures ei taha pigem tunnistada ja kui sa selle läbi näed, siis nende inimestega võib juhtuda, et sa saad kõige paremini läbi ühel hetkel. 4. küsimus. Milliste vastuargumentide taha jääd sa tavaliselt takerduma ja kuidas see sind tundma paneb? See küsimus võib-olla võtab natukene sügavamalt mõtisklemist, et natuke analüüsida neid kliendisuhteid, eks ole, aga pange see küsimus endale vähemalt kirja, et te saate sellega pärast edasi minna. Sest nagu ma ütlesin, varjude teadvustamine annab teile eelise. Ja nagu ma olen kuulnud, siis tänapäeval müügis on vaja nahast välja pugeda. Ja see on kindlasti see üks väga-väga eriline võti. Nii, kui te olete enda varju müügis uurinud, siis tuleb endalt küsida edasi järgmine küsimus. Mida need vastused minu kohta räägivad? Mida need minu kohta peegeldavad? Mis on see, mille ära tunnistamine tooks mulle rohkem jahhe? Mis on see, mille ära tunnistamine tooks mulle rohkem edu, millest ma saan läbi minna? Mingid vastupanud, mida ma saaksin ületada? Või mingisugused ärritumise kohad, mida ma saaksin reguleerida? Ja kohandada siis ka seda oma käitumist, oma valikuid vastavalt sellele. Nii, nüüd läheme teise osa juurde. Avastame varjutüüpe. Kõigepealt ma tutvustan teile Carl Jungi varjutüüpe. Hästi põgusalt, täna me nendel ei peatu, sest mul on teile kaasaegsem versioon toodud, millesse vaatame põhjalikumalt sisse. Aga ma tõin need teile siiski siia sellepärast, et te natuke saaksite aimu, kust see kõik on nagu alguse saanud ja need on hästi toredad sellised tüübid, üsna metafoorsed, kunstipärased, must maag on isegi seal välja toodud, on ju. Aga tegelikult nende kõikide tüüpide taga on päris oluline lugu. Nendel kõikidel varjutüüpidel on oma hirm, oma valud, miks nad on hakanud käituma niimoodi. Ma toon teile mõned näited. Näiteks perfektsionist ei alusta mitte kunagi mitte midagi, sest et tal on juba eos hirm, et ta nagunii ei tee piisavalt. Ja see on tema vari. Ta jätab asjad tegemata, sest ta ei ole endaga kunagi rahul, oma loominguga kunagi rahul. Näiteks anarhist on selline varjutüüp, kes mässab kõige vastu ja ta ei tea isegi miks. Ta lihtsalt mässab. Siis näiteks võrgutaja. Võrgutaja on selline tüüp, kes flirdib kõigiga igal sammul ja see võib muutuda talle ja teistele kahjustavaks, see võib minna üle piiri, see on tema niisugune salasõltuvus. On. Ja selliseid, kõikidel nendel tüüpidel on siis oma varju avaldumise viis, et see on hästi põnev, ma kindlasti soovitan teil seda kodus edasi uurida ja kohe nagu tunnetada, et milline tüüp võib-olla mind kõige rohkem puudutab salaja, millised tüübid on minu kolleegides, mida ma olen kõrvalt näinud minu klientides. Et tuleb ikka see ohver ja hädaldab, et kõik teised on süüdi ja
konkurendid on nii halvasti ikka teinud ja, ja kus ma tean, et teie mulle seda sama ei tee ja nii edasi, et te saate nagu sellest kliendi suhtlusest aru, mis tüüp ta on. Kui te natukene tunnetate ja küsite endalt, et milline tüüp tema on. Nii, aga nüüd pikemalt räägime Shirzad Shamini neuroteadlase sabotööride tüüpidest. Ta on väga ägeda avastuse teinud ja ära tõestanud, et meie ajus tõesti on sellised tüübid, sabotöörid, kes meie edu saboteerivad järjepidevalt. Need on hästi mitteteadvustatud mõttemustrid, mis panevad meid tegema vastavaid käitumisi ja valikuid. Aga mina käsitlen neid ka varjutüüpidena, sellepärast et samamoodi nagu varjud on ka sabotöörid meie psüühikas kujunenud selle jaoks, et vältida valu. Ja alustame, võib-olla ma tutvustan neid natuke lähemalt, ma olen toonud teile siia ka nende suurimad hirmud, et te õpiksite neid natukene nagu klientides paremini ära tundma. Kindlasti kodus uurige neid sügavamalt, sest et seal on kuld, seal on tõeline kuld. Esimene sabotöör on kohtunik. Kohtunik on meis kõigis. Absoluutselt. Sellepärast, et meie kõigi suurim hirm on see, et me ei ole piisavalt head. Et kui me ei tee midagi piisavalt, siis me jääme ilma armastusest, kuuluvustundest. Ja see on meie kõigi selline sügavam tuum, hirm. Ja kohtunik, mida ta teeb, ta siis kritiseerib ennast, ta kritiseerib teisi selle jaoks, et kuidagi ennast ülespoole tõsta või ennast paremini tunda. Ja järgmised 9 sabotööri on meis kõigis erineva dünaamikaga, et üldiselt igal inimesel on pärast lisaks kohtunikule veel üks tüüp, kes on kõige domineerivam. Et kui ma neid nüüd tutvustan, siis samal ajal mõelge praktiliselt kaasa, et milline on teis võib-olla kõige domineerivam ja milliseid tüüpe te veel oma tutvusringkonnas ära tunnete. Järgmine tüüp on vältija. Vältija on see, kes lükkab kõike edasi. Väldib mingisuguseid konkreetseid aspekte oma tegevusest, kas tööl või kodus, vahet pole, nad avalduvad igal pool meie eluvaldkondades. Ja tema suurim hirm on kohtuda isikliku valuga, sellepärast ta kogu aeg väldib ja lükkabki edasi, sest tema jaoks on seal all mingisugune sügav, suur valu. Ja kui te nüüd teete sellisele inimesele müüki, kes püüab kõike vältida, siis te peate püüdma vähemalt aru saada, mis on see valu, mida ta väldib. Kas või küsima talt, no mitte nii otse on ja te ei ole psühholoogi seansil, aga kas või ümber nurga uurida seda, et mis võiks olla, mida ta püüab vältida, sest siis te saate teda paremini aidata ja luua talle rohkem väärtust. Järgmine sabotöör on kontrollija. Kontrollijal peab olema kõik kontrolli all, tal on pidev hirm, et midagi läheb valesti, et ta teeb vale otsuse, et ta kaotab kontrolli. Hirm, et teda ei võeta tõsiselt. Kindlasti kontrollija tüüpe teil tuleb kohe silme ette, kes teie tutvusringkonnas võiks olla. Siis on meil supersaavutaja, see on minu enda isiklik lemmiktüüp. Supersaavutajad on ju tegelikult väga toredad, nad teevad kõik asjad ära, nad on energilised, nad jõuavad 3 korda rohkem kui teised ja nii edasi. Aga siin on üks aga, kui see läheb üle piiri. Ja see supersaavutaja hakkab ennast defineerima ainult läbi oma saavutuste. Siis ta põleb läbi ja kannatab päris korralikult. Ehk siis tema suurim hirm on, et ta pole väärtuslik, kui ta ei saavuta piisavalt. Kes tunneb ennast selles ära? Väga hea, 3 kätt näen või on rohkem 4. Et tegelikult ma arvan, neid on siin rohkem. Lihtsalt päris keeruline on seda enda kohta ära tunnistada, et ei, ma olen küll väärtuslik, et mis asja. Aga kuskil sügaval see hirm on. Järgmine sabotöör on üliratsionaalne. See on siis selline tüüp meie ajus, kes välistab kõik emotsioonid ja räägib faktide ja numbrite keeles. Ehk siis talle tuleb müüa läbi faktide. Et see on see tee tema südamesse. Ja tal on suur hirm teha vigu, kaotada ressursse ja olla ebaefektiivne. Järgmised on ülivalvas. Ülivalvas on selline hästi ärev tüüp, kellel on hirm, et kogu aeg võib midagi halba juhtuda. Temale on väga oluline rõhutada turvatunnet, kui te müüte. Turvatunde rõhutamine. Siis on meil meeldija, kelle suurim hirm on hülgamishirm. Temale tuleb rõhutada kuuluvustunnet. Tema on selline hästi emotsionaalne tüüp ja ta tahab kõigile meeldida. Rahutu.
rahutul on hirm rutiini tekkimise eest, tal on vaja järjepidevalt põnevust, tal on hirm jääda paigale, hirm jääda millestki ilma, et äkki on kuskil veel midagi paremat, mida ma saaksin kogeda. Temale tuleb müügis rõhutada seikluseid, rikkalikkust, põnevust, kõike seda poolt, mängulisust. Siis on viimased 2 meil tähenärija. Temal on tohutu hirm kaose ees. Temal peavad kõik detailid olema äärmiselt korrektsed. Et temale tuleb rõhutada sellist korda ja selgust. Ja viimane on ohver. Klapib selle Jungi varjutüüpidega ka, eks ole, kusjuures väga paljud need sabotöörid tegelikult võib tuua palju paralleele Jungi varjutüüpidega. Ohvri kõige suurem hirm on võtta vastutust, hirm, et teda ei armastata. Et tema puhul samamoodi tuleb rõhutada turvatunnet, kuulumistunnet on ju, kuuluvust ja üks asi oli mul veel, see, et anda talle võimalus oma otsus teha läbi kellegi teise. Et keegi teine võtab tema eest selle vastutuse ja teeb talle selle otsuse ära. Et kaasata sinna müügiprotsessi keegi otsustajaks veel, et kes aitaks tal selle otsuse teha. Et selle kaudu on päris hea nendele sabotööridele müüa. Kui te nüüd vaatate neid sabotööre, millisega te ennast kõige rohkem ära tundsite? Hõigake mulle. Super saavutaja. Mis veel? Meeldija. Mis? Öelge julgelt. Kontrollija. No ikka erinevaid tüüpe on meil siin, jah. Vältida tahaks ka. Ja. Just, ja erinevates situatsioonides löövad meil üles erinevad sabotöörid. Et ma väga soovitan, võtke pärast seda konverentsi endal mingi nädal aega, et jälgida, kui teil tekib ebameeldiv tunne, tekib vastupanu, tekib ärritumine, siis küsige endalt, milline sabotöör minu peas praegu räägib. Ja te saate selle vastuse. Ja siis te saate sellest läbi minna, sest te olete teadvustanud, te olete endasse kohale tulnud ja te saate oma valikuid teha teadlikumalt. Et lõpetuseks võib-olla ma tahangi öelda seda, et meis kõigis on vari, me ei pääse sellest nagunii ära. Kui me seda teadvustame, siis me saame olla elus ise teadlikud juhid. Ja kui me jõuame läbi varju oma autentsuseni, siis me saame olla väga palju edukamad, me saame olla alati 2 sammu ees konkurentidest. Nii et ma soovin teile põnevat avastamist varjumaailmas ja ma loodan, et te viite selle oma tiimi edasi just selle autentsuse võtme. Et see on hästi oluline tänapäeva maailmas. Aitäh teile!